Valga on väga põnev linn. See on see põhjus, miks ma siin juba peaaegu 10 aastat olen ja vaatamata sellele, et minu doktoritöö on juba 3 aastat tagasi valmis saanud, siis ma veel ei kavatse kuskile mujale minna. Ka Valga eripära on selles, et siin see ajalugu lühikesel ajal kordus 2 korda. Alati, kui Eestile ja Lätile läheb hästi, siis Valgale läheb pikem halvasti, aga kui vastupidiselt on Eesti ja Läti muredes, siis Valgale läheb hästi ja ehk teise sõnaga pärast Nõukogude Liidu okupeerimist Valga muutus uuesti oluliseks tööstuslinnaks, mitte ainult, ka militaarbaasiks. Meil oli siin väga palju Nõukogude sõjaväelasi ja linn uuesti kasvas 60-ndatel, 70-ndatel väga kiiresti. Ja jälle, kui Nõukogude Liit varises kokku ja kõik need sõjaväelased läksid ära ja see Nõukogude Liidu väga suur turg kadus, siis sellest ajasaadik on Valga nendes samades muredes, nagu ta oli siis juba 100 aastat tagasi. 80-ndate aastate lõpul elas umbes 18 500 inimest Valga sellest Eesti osas ja hetkel meil on 12 000 inimest, tähendab meil on umbes kolmandiku inimesi võrra vähem. Ja selge see, et kui meid on nii palju vähem, siis meil ei ole vaja nii palju hooneid. Samal ajal, kui on vähem inimesi, siis on vähem raha ja siis on vähem raha investeeringuteks, taristusse, linnaruumi. Ja see ei ole ainult Valga probleem, aga see on selline kahaneva linna tüüpiline probleem, et nende tühjade hoonete tõttu ja selle alainvesteeritud linnaruumi tõttu muutuvad nad ebaatraktiivseks, eriti kesklinnas. Kui te olete iga päev sunnitud oma kodust tööle minema läbi kesklinna, kus on väga palju tühjaid hooneid, siis te paratamatult hakkate järjest rohkem kahtlema, kas on siis nagu õige koht, kus ma elan. Ja inimesed, kes kahtlevad, kas sellel kohal on tuleviku, need ei ole valmis panustada oma aega ja oma raha selle koha arenguks. Et me peame kuidagi veenma kohalikke, et on mõtet siin midagi teha. Hoone, kus me hetkel oleme, siin rahvasus nimetatakse Kõrtsi majaks. Kõrts oli hambaarst, kes ehitas endale seda maja aastal 1910 ja sisuliselt see pidi olema tema pensionisammas. Maja Valga jaoks näitab täpselt seda ajastu, millal ta oli valmis saanud. See oli Valga jaoks tõepoolest see kuldaja tipphetk. Kui me mõtleme Valga nende suurte joontelistest hoonetest, mis meil siin on, siis nad on eranditult valminud aastate 1905 ja 1913 vahel. Jugendstil on inimestele siiamaani väga südamelähedane ja meeldiv ja seetõttu selle hoone väga halb olukord tegelikult häiris kohalikke väga palju. Kui me aastal 2015 hoone omandasime, siis tol ajal avanes võimalus taotleda raha munitsipaalurikorteride rajamiseks. Me otsustasime, et uue hoone asemel teeme seda hoonet korda. Ehitustegevus siis lõppes aastal 2020 ja hoones on umbes 16 korterit, enamik nendest on nüüd kasutusel. Valga tekkepunkt on seal, kus nüüd asub Jaani kirik. See on keskaegsete maanteede ristumiskoht, sealt sai Riiga, Peterburi ja Tartusse. Ja selles kohas tegutses kuni 20. sajandi alguseni turg. Aga aastal 1889 sai ehitatud raudtee umbes 1,5 kilomeetrit kesklinnast. Valga oli esimene Eesti linn, kus oli Eesti soost linnapea. Ja tema
Üks esimestes otsustes oli see, et viis Turu platsi sealt Jaani kiriku umbrusest sinna raudteejaama suunda. Ja juba selle otsusega nihkus majanduslikesse sinna raudteejaama juurde. Me nüüd keskväljaku valehitamisega ja selle uue Valga piiriala korda tegemisega tegelikult püüame seda üle 120 aasta tagust viga tagasi teha. Väga konkreetne projekt, mis mul on nüüd laua peal, siis me saime toetust Norra fondidest uue kiriku kõrval asuva pisikese puitmaja restaureerimiseks. Kui keskväljak hakkas valmima ja kohalikud volinikud said aru, et tõesti televisioon tuleb kajastama keskväljaku avapidu, siis nad hakkasid muretsema, kuidas on võimalik, et kõrval seisab selline väga kole lobulik. Ja ma tol ajal sain ülesanneks korraldada selle lammutamist. Muinsuskaitsealal ei saa ilma uuringuteta midagi ära lammutada. Tellisime uuringud ära ja selgus, et see antud hoone sellise väga koleda Nõukogude fassaadiga on tegelikult Valga vanim säilinud hoone.